Mille järgi teada saada, et laps vajab logopeedi abi? Millega aga võiks logopeed aidata täiskasvanut? Oleme siin Confido keskuses, kus meid aitab nende küsimustega Kaja Ölluk. Kellega tegeleb logopeed? Logopeed tegeleb inimestega sünnist surmani kogu inimese elukaare ulatuses. Milliste probleemidega inimesed logopeedi juurde tavaliselt pöörduvad? Tavaliselt märkavad lapsevanemad kodus, et laps ei ütle ühte või teist häälikut. Tegelikult logopeed tegeleb väga laia valdkonnaga, kõik mis puudutab kõne, kommunikatsiooni üleüldiselt. Et mitte ainult häälikud, vaid ka kogu suhtlus? Ja kõik, mis hõlmab keelt, mis hõlmab suhtlemist, mis hõlmab grammatikat, sõnavara, jutustamist, arusaamist, kirjutamist, lugemist, aga ka neelamist. Millised on erinevad asjad, mida lapsevanem peaks panema erinevates vanustes tähele lapse juures? 1-aastase lapse puhul võiks lapse kõnes olla juba lalindsõnad, näiteks emme, aua, täh. 3-aastase lapse kõne peaks üldjoontes olema ka võõrale inimesele mõistetav. 3-aastane laps räägib grammatiliselt suhteliselt korrektselt, kasutab õigeid käände- ja pöördelõppe. 5-aastase lapse puhul oleks viimane aeg tulla puuduvaid häälikuid seadma, S, R, K. Enne kooli tasuks kindlasti lapsevanemal tähele panna, kas laps tunneb huvi tähtede vastu, tunneb ta huvi lugemise vastu, kirjutamise vastu. Kui laps juba logopeedi juures käib, siis ma saan aru, et on väga oluline ka lapsevanemal lapsega koos töötada. Et millised on näiteks mõned harjutused, mida lapsevanemad saavad kodus teha? Ja kindlasti lapsevanema roll on tihtipeale suurem kui logopeedil. Nüüd võid natukene tugevamalt, siis ta läheb kõrgemale õhku. Ja. Hästi! Logopeed saab anda juhised, saab näidata harjutused, aga kõige suurem töö tuleb ära teha kodus logopeedi juhendi järgi. Harjutused ei ole kindlasti keerulised, aga oluline on järjepidevus, oluline on kannatlikkus nende harjutuste tegemise juures. Mis see kala teeb? Ta on täitsa kurja näoga. Oota, suunurgad lähevad kõik alla. Kui panna fantaasia tööle, siis saab ka need harjutused lapse igapäevasesse päeva sisse sulatada. Teha neid isegi söömise ajal, teha hammastepesu ajal, et need on lõbusad ja vahvad lastele. Aga mitte ainult lapsed, vaid ma saan aru, et ka täiskasvanud võivad logopeedi juurde pöörduda. Ja samuti täiskasvanute puhul logopeedi poole pöördutakse ka väga erinevate põhjustega, mitmesuguste haiguste tagajärjel tekkinud kõneprobleemid, aga samuti diktsiooniprobleemid, kes tahab seal midagi muuta, parandada, miks mitte ka oma oskust parandada lugemisel. Just, et tegelikult on nii palju erinevaid viise, kuidas logopeed saab aidata inimest. Mis on veel midagi, mida inimene võiks teada enne logopeedi juurde tulekut? Oluline on see, et mitte jääda pikalt kodus mõtlema, kui lapsevanem märkab, et on tekkinud mingisugune probleem või võrreldes teiste samaealiste lastega märkab lapsevanem mingisuguseid erisusi kõnes. Kindlasti tasub külastada logopeedi, saada nõuanded, võib-olla ei olegi vaja regulaarset logopeedilist abi, lihtsalt väikesi nõuandeid, harjutusi. Nii et mida kiiremini jõuab, seda kiiremini ja kindlasti. Ja vanuselist piirangut ei saaks ka kuidagi siin öelda, et lapsevanem on oma lapse kõige parem ekspert ja ta näeb, kui midagi on teistmoodi, et julgelt pöörduda. Logopeedi juurde ei ole võimalik pöörduda kunagi liiga vara. Kui sul on kahtlased oma lapse kõne arengu suhtes, siis tule logopeedi juurde ja muredele leitakse lahendused. Mida kiiremini probleem avastatakse, seda kiiremini jõutakse ka tulemuseni. Kuid logopeed ei aita mitte ainult lapsi, vaid ka täiskasvanuid.